Putin on langenud Ukraina tulerõngasse ja ta langeb aina sügavamale, kui leegid tõusevad kõrgemale. Vähemalt nii see peab tunduma pärast seda, kui Ukraina lasi Venemaa pihta valla järjekordse droonirünnakute tulevihma. Naftatehased, tootmisrajatised ja palju muud on leekides pärast seda, kui Ukraina näis ründavat Venemaal kõike ja kõikjal korraga. Selle on Vladimir Putin oma rahvale toonud. Lakkamatu droonide parv, mille eest pole pääsu. Venemaa võib olla suur, kuid Ukraina droonid on halastamatud ja nad halvavad Venemaad, samal ajal kui Vladimir Putini maine tugeva kaitsjana kistakse tükkideks. Vladimir Putin ei saanud muud teha kui pealt vaadata, kuidas Ukraina 9. juulil ja 10. juulil lasi Venemaa vastu valla tohutu droonide parve. Rünnaku lõpuks väitis Venemaa kaitseministeerium, et nad olid kinni püüdnud 376 Ukraina drooni. Seega ei ole see sõja suurim Ukraina droonirünnak. Kaugel sellest, kuid tulemustelt on see üks tõhusamaid. Isegi kui Venemaa väidab, et kõik droonid tulistati alla, nagu nad alati teevad, ilma et tunnistaksid, et mõni neist tabas sihtmärki, tulekahjud möllavad ja lennujaamad on suletud. Ja rajatistel, mis on võtmetähtsusega Venemaa sõjatööstusele ja tema võimele eksportida tooteid teistesse riikidesse, on äkitselt tekkinud väga suured augud, mida varem polnud. Vladimir Putin. Tundub, et Venemaa õhutõrje jättis mõned märkamata. Alustame Rostovi hävingust. Rostovi oblast piirneb Ukrainaga, mis teeb sellest ilmse sihtmärgi, kui Ukraina soovib oma droonidega kiireid võite saavutada. Eriti nüüd, kui need droonid on varasemast võimsamad ja paindlikumad, nii tulejõu kui ka lennuulatuse poolest. Ja Rostov kannatas Ukraina öiste rünnakute tõttu. Taganrogis teatasid elanikud, et linna sadama piirkonnas olid puhkenud suured tulekahjud, mis viitab rünnakule ühe Rostovi ekspordisõlme vastu. Xelanova Plus avaldas, et need teated polnud pelgalt spekulatsioonid, kuna peagi hakati jagama videoid, kus sadama suunast tõusid ähvardavad mustad suitsupilved. Kyiv Post kirjutab, et venelastelt, kes on tegelikult valmis juhtunust teatama, pärinevad uudised viitavad sellele, et Ukraina tabas Kurganov-Datotse Product Oil Depot on koht, kuhu Venemaa kütuse ja naftatooted viiakse, et need laadida varilaevastiku laevadele. Need laevad viivad seejärel tooted edasi kõigile, kes on valmis neid ostma. Veel videod ja rohkem suitsu ilmusid peagi Xelanova Plus Telegrami kanalile, kinnitades, et just see sadam on nüüd täielik tulemeri. Aga Ukraina polnud Rostoviga sugugi veel lõpetanud. Tundub, et veel üks sihtmärk sai tabamuse Taganrogis, linna lennunduskolledž. Nagu nimigi ütleb, koolitab kolledž spetsialiste Venemaa lennundus- ja inseneritööstusele. Sellised spetsialistid on Venemaa jaoks üsna olulised, arvestades, et kogu nende strateegia Ukraina suhtes näib olevat taandunud kaugelt ründamisele rakettide ja lennukitelt lastavate liuppommidega. Ja taas on olemas videod. Seekord jagas neid Telegramis okupatsiooniuuringute keskuse juht Petro Andriušenko. Olgu, Rostovi elanikud pidid mõtlema, et Ukraina droonid tabasid juba 2 suurt sihtmärki. Kindlasti rohkem ei tule. Vale. Ukraina polnud Rostoviga veel lõpetanud. See oblast on Venemaa jaoks eriti oluline, mitte ainult sellepärast, et selle piiripealne asukoht teeb sellest kasuliku platvormi rünnakute alustamiseks, vaid ka seetõttu, et selle sadamad annavad Venemaale juurdepääsu Aasovi merele. See tähendab, et Rostov on Vladimir Putini jaoks eluliselt tähtis, kui ta püüab säilitada kontrolli okupeeritud Krimmi üle. Ja Ukraina rünnakute seeria on andnud veel ühe hoobi, mis isoleerib poolsaart veelgi. Poolsaart, mis on juba niigi tõsistes raskustes pärast kuid kestnud Ukraina suurepäraseid keskmaa rünnakuid. Ukraina rünnakuid oli nii palju, et Rostovi oblasti kuberner Juri Slezjar sattus paanikasse. Rostovi piirkonnas toimub praegu õhurünnak. Rünnaku tõrjumise käigus hävitati umbes 35 drooni Taganrogi ja Aasovi linnade kohal ning Azovski ja Matvejevka Kaganovski rajoonides. Kahjuks on maapinnal olnud tagajärgi, väitis kuberner. Me eeldame, et väljend tagajärjed maapinnal tähendab umbes seda, et meie õhutõrje lasi suure hulga droone läbi. Või täpsemalt öeldes, Venemaa jaoks oli meie õhutõrje nii hea, et nad tulistasid kõik alla ja lihtsalt juhtus nii, et rusud tabasid täpselt neid sihtmärke, mida Ukraina tahtis tabada. Ja lisaks 2 juba mainitud sihtmärgile oli veel palju teisi. Slezar teatab rünnakutest külas nimega Kaganik, kus ta väidab, et Ukraina droonid tabasid haldushoonet põhjustades tulekahju, kuid inimohvreid ei olnud. Azovi linnas endas põhjustas Ukraina droonirünnak suuri tulekahjusid 2 naftahoidlas. Need tulekahjud pidid olema suured, sest Venemaa ei taha tavaliselt tunnistada, et Ukraina droonid on neid tabanud.
Tõsiasi, et Rostovi kuberner sellest üldse räägib, näitab, et leegid olid liiga tugevad, et neid varjata. Ta siiski ei nimetanud konkreetseid naftarajatisi, mida Ukraina tabas, kuid selleks pole meil Slezari vaja. Excelonova Plus toob taas tõendid välja, kuna selle kaadrid ja geolokatsiooni võimekus viivad järelduseni, et Ukraina tabas tõenäoliselt kas Doni terminali naftabaasi või Azovi optilis-mehaanilist tehast. Võib olla mõlemat. Ühes kanali jagatud klippidest nähtav tulekahju, ulatus ja väljavoolav must suits viitavad kindlasti rünnakule naftahoidla vastu. Tavalise hoone vastu suunatud rünnakust sellist põrgut ei teki. Ja kui Ukraina tabas ka kõnealust tehast, siis on see veel üks suur võit. Azovi optikamehaaniline tehas toodab radareid, optoelektroonilisi komponente ja täppisjuhitavaid süsteeme, mida Kiivposti andmetel kasutatakse kõiges, alates lennukitest ja sõjalaevadest kuni Venemaa soomukite ja rakettideni. Seega peaaegu kõike, mida Venemaa vajab Putini sissetungi jätkamiseks, olenemata sellest, kust rünnakud tulevad. See kõik kokku teeb Ukrainale üsna korraliku tööõhtu. Aga me ütlesime teile, et Ukraina tabas kõike ja kõikjal korraga. Ja see tähendab, et pärast Ukraina droonide parve ei põle mitte ainult Rostov. Teises Venemaa piirkonnas tabas Ukraina täpselt seda tüüpi sihtmärki, mille on seadnud prioriteediks alates sellest ajast, kui Ukraina arendas välja kaugmaa võimekuse, mis sellised rünnakud üldse võimalikuks teeb. Me hakkame kohe rääkima, kuhu Ukraina droonid järgmisena tabasid, aga enne seda tuletan meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg võtta hetk ja vajutada nuppu, et sa ei jääks ühestki meie videost ilma. Tehtud? Väga hea. Lähme edasi Krasnodari rünnaku juurde. Oma raportis Ukraina pöörasest tööst rünnakutega avaldas Kyiv Independent, et Ukraina droonid tabasid taas Ilski naftarafineerimistehast Krasnodari piirkonnas. Umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrollitavast territooriumist asuv rafineerimistehas pole Ukraina droonidele võõras. Tegelikult on droonidest saanud seal juba tavalised külalised. 10. juuli tähistas juba 17. korda, kui just seda konkreetset rafineerimistehast on sõja algusest saadik tabatud ning viimati oli see sihtmärgiks 2. juunil. Tundub peaaegu, et Ukraina droonioperaatoritel on mingi vimma. Tegelikult toimub siin see, et Ukraina ründab korduvalt rafineerimistehast, mis suudab töödelda kuni 6,6 miljonit tonni kütust aastas, sest korduvad rünnakud muudavad Venemaal võimatuks see tehas täielikult töökorda saada. Iga kord, kui see, mida Ukraina viimati tabas, on peaaegu parandatud, ilmuvad need lendavad sanktsioonid taas välja, valmis järgmise sihtmärgi hävitamiseks. Võib-olla arvate, et pärast 17 rünnakut oleks Venemaa pidanud aru saama, et Ilskis on vaja mingit õhukaitset. Võib-olla ongi aru saadud, aga lihtsalt pole piisavalt õhukaitsevahendeid. Igal juhul põlevad rafineerimistehasest taas uued tulekahjud, mis justkui anub mingitki kaitset Ukraina droonide eest. Jällegi on Excelonova Plusil kaadrid, kus näeme Ilskis öise taeva taustal tulekahju. Mis puudutab piirkonna võime, siis Krasnodari krai operatiivstaap teatas, et Severski rajoonis asuvas Ilski naftatöötlemistehases puhkes tulekahju droonide rusude kukkumise tõttu. See on. Ootasime, millal sõna välja ilmub ja Krasnodari krai võimud ei valmistanud pettumust. Maailma kõige täpsem droonirusu on taas tabanud. Kokku juba 17. korda ja ainuüksi 2026 aastal 5. korda. Me isegi ei usu, et meis on enam jäänud võimet olla sarkastilised. See rusujutt hakkab juba vanaks jääma, eriti kui see rusud ei paista kunagi kahjutult, kilomeetrite kaugusele Ukraina sihtmärgist kukkuvat. Nii et Ilski naftatöötlemistehas põles taas kord, mis ei tee Venemaale mingit teeneid kütusekriisi lahendamisel, mis praegu kogu riigis möllab. Lisaks tähendab kütuse ja nafta põlemine vähem eksporti, mis tähendab vähem raha Kremli sõjakassasse. On veel üks koht, mida Ukraina droonid ründasid, et öörünnakut kokku võtta, ja selleks on Venemaa pealinn Moskva. Me tahaksime teile öelda, et Ukraina droonid tabasid järjest olulisi sõjalisi sihtmärke. Moskva materdamine, et jääda meie alliteratiivse teema juurde, kuid see pole nii. Ukraina saatis droonid, kuid Venemaa väidab, et kõik need peeti kinni ja pole ühtegi teadet, mis Venemaa väiteid ümber lükkaks. Kuid see, mida Ukraina siiski suutis teha rünnakuga, mida Moskva linnapea Sergei Sobjanin nimetas 16 droonirünnakuks, oli sundida Domodedovo lennujaama ajutiselt tegevust peatama. Ja igaks juhuks pidi ka Peterburi Polkovo lennujaam samasuguste piirangutega tegelema, mis viitab sellele, et mõned Ukraina droonid jõudsid Putini kodulinna. Kas see on sama muljetavaldav kui see, mida Ukraina suutis Rostovis ja Krasnodaris? Võib-olla mitte. Kuid on kaks asja, mida Ukraina on saavutanud saates oma droonid Moskvasse.
Esiteks aitab lennujaama sulgemine kaasa ühele peamisele põhjusele, miks Ukraina korraldab süvarünnakuid. Tuua Putini alustatud sõda tagasi Venemaa inimesteni. Sellesse mõistesse süveneme kohe lähemalt. Aga asja mõte on selles, et lennujaam, mis peatab lennud droonirünnaku tõttu, on täis vihaseid inimesi, kes on kulutanud palju raha, kuid peavad nüüd silmitsi seisma sõjaga, mida nad püüavad vältida. Ukraina on isegi rõhutanud, et lennujaamade sulgemised on osa survekampaaniast, mida Ukraina Venemaa vastu kasutab. 2025 aasta mais teatas Kyiv Independent, et Ukraina droonid olid 1. jaanuarist kuni 22. maini põhjustanud 217 lennujaama sulgemist. Ukraina kaitsearmee lõunadivisjoni pressiesindaja Serhii Bradatšuk ütles tol ajal: "Need häired ei ole juhuslikud, need on osa survekampaaniast, logistika, õhutõrjesüsteemide ja avaliku moraali vastu. Vene elanikkond peab selle sõja eest maksma." Lennujaamas telkides magamine ei ole küll kõrgem hind, kuid see mõjutab moraali. See on ainulaadne viis panna vene rahvas maksma. Aga kui sind sunnitakse magama külmal lennujaama põrandal või võitlema teistega väheste saadaval olevate toolide pärast, on see hea viis meelde tuletada Moskva rahvale, et nende president alustas sõda, mida ta ei suuda lõpetada. Ja kui juba meeldetuletustest rääkida, siis see viib meid teise asjani, mille Ukraina rünnakud Moskvas saavutasid. Need sundisid Putinit meenutama, et Ukraina suudab rünnata Venemaa pealinna. Seda on juba mitu korda tehtud ka 2026 aastal. Juunikuu lõpus ründas Ukraina satelliidikeskust Venemaa pealinnas. Enne seda, sama kuu keskel, korraldas Ukraina ühe oma suurima õhurünnaku, tabades Moskva peamist naftatöötlemistehast, mis põhjustas elanike nurinat musta vihma üle, mis tekkis põleva nafta tõttu. Vladimir Putin teab nüüd väga hästi, et Ukrainal on droonid, mis mitte ainult ei ulatu Moskvani, vaid suudavad hävitada olulist energia- ja sõjalist infrastruktuuri. Venemaa juht võib pärast 10. juuli rünnakut, mis põhjustas vaid lennujaama sulgemise, end õnnelikuks pidada, kuid ta ei peaks seda tegema. Tõenäoliselt oleme just näinud Ukrainalt eelmängu, eelrooga enne järgmist pearooga, kus tuli jõuab Venemaa pealinna, mis on nüüd palju haavatavam kui kunagi varem Vladimir Putini valitsemise ajal. Tõmbame korraks tagasi ja vaatame 10. juulit laiemast vaatenurgast. Rünnakute päevana oli see tohutu. Tabamusi said nii naftabaasid, rafineerimistehased kui ka sõjalised rajatised. Ja lisaks oli veel see tore väike meeldetuletus Moskvale. Aga mida Ukraina tegelikult Venemaale näitas, kui ta lõi üle kogu Venemaa järjekordse tuleringi, ongi just see. Ukraina droonid suudavad nüüd jõuda peaaegu iga Venemaa sees asuva sõjalise tähtsusega sihtmärgini ning Venemaa ei saa selle vastu midagi teha. Kui üldse midagi, siis 10. juuli rünnak oli väike asi, vähemalt võrreldes Ukraina kasvava ründevõinu ulatusega. See kõlab hullumeelselt, kui seda öelda, arvestades, et paljud Ukraina droonid lendasid oma sihtmärkideni 1000 kilomeetrit. See oleks olnud mõeldamatu saavutus siis, kui Putin oma sissetungi alustas. Aga see on tõsi. Ukraina suudab rünnata palju sügavamale, kui 10. juuli rünnak näitas. Ja see paneb Putini hirmust püksi tegema. Me nägime selle kohta kõige märkimisväärsemat tõendit vaid paar päeva enne viimast rünnakute lainet, kui tuli uudis, et Ukraina tabas otseselt Omski rafineerimistehast Siberis. Ütleme seda veel kord. Siber. See on rohkem kui 2500 kilomeetrit Ukrainast eemal. Ja tundub, et Ukraina kasutas uut FPV-1 drooni versiooni, mis suudab nii kaugele lennata, et rünnak sooritada. See on Ukraina droonide jaoks uus kaugusrekord ja seda üsna suure varuga. Ja see annab Putinile ja tema rahvale lihtsa sõnumi, mida Ukraina tahab, et kajaks Kremlist kuni Vene Kaug-Idani. Miski pole enam turvaline. Ja Venemaa teab seda. Juba märtsis andsid Vene ametnikud selle hoiatuse edasi. Sergei Shoigu, kes oli Venemaa julgeolekunõukogu sekretär ja endine kaitseminister, ütles seda sama kohtumise luurelites, kus ta arutas mitte ainult Ukraina kaugmaadroonide teemat, vaid ka tol ajal aset leidnud sabotaažirünnakuid. Relvasüsteemide, eelkõige mehitamata droonisüsteemide arendamise tempo ja nende kasutuselevõtu meetodite keerukus on sellised, et ükski Venemaa piirkond ei saa end turvaliselt tunda, kuulutas Shoigu. See on vähemalt üks Vene ametnik, kes on valmis tõtt tunnistama. See tõde on, et Venemaa tagala on kadunud. Nüüd on Venemaa tagala haavatav ja seda ei ütle ainult Shoigu. Venemaa sõjablogijad, kes on pikka aega kuulutanud Moskva väidetavat sõjalist üleolekut ja nõudnud piiranguteta Ukraina ründamist, on nüüd mõistnud, et Ukraina saab Venemaa üle ülekaalu. Venemaa seisab nüüd silmitsi terve hulga eelduste ümberlükkamisega, mis tehti enne, kui Putin oma sissetungi alustas. Ukraina ei pidanud suutma midagi sellist teha, kuid nüüd on kaugrünnakud Venemaal peaaegu igapäevased.
psühholoogiliselt avaldab see fakt mõju Venemaa rahvale ja see põhjustab Putini kontrolli nende üle nõrgenemist. Pea meeles, et Putin on mees, kes on oma maine üles ehitanud sellele, et näib oma rahva ees tugev, isegi siis, kui teistele on selge, et ta on palju nõrgem, kui ta väidab. Suurkaitsja paljastub rumala teesklejana, kuna ta ei suuda enam tavalisi venelasi sõja tagajärgede eest kaitsta. Sellised rünnakud nagu need, mida nägime 10. juulil, sunnivad muutma avalikku diskursust. See on sama ilmne sotsiaalmeedias kui Venemaa Julgeolekunõukogu saalides. Nagu Atlandi nõukogu märkis pärast juunikuist rünnakut Peterburi vastu, on Venemaa avaliku diskursuse muutuv toon suuresti tingitud Ukraina üha tõhusamast strateegilisest pommitamiskampaaniast, mida on järjest raskem pisendada või eirata. Plahvatuste kaadreid ujutavad nüüd iga päev üle Venemaa sotsiaalmeedia ning hiljutised rünnakud Moskva piirkonnas on eriti valusalt mõjunud. Me ei olekski saanud seda paremini öelda. Iga kord, kui Ukraina tabab seda valusat närvi järjekordse drooniga, hävitades rafineerimistehase või depoo, tuletab see Venemaa rahvale meelde, et mitte midagi sellest poleks pidanud juhtuma. Ukraina ei tahtnud seda sõda. Putin tahtis. Ja see ongi Putin põhjus, miks nad nii palju valu tunnevad. See on lihtsalt Ukraina, kes pöörab Venemaa enda taktika tema vastu, kuigi viisil, mis teeb haiget Venemaa rahvale neid otseselt sihtimata. Venemaa enda õhurünnakute kampaania põhineb terroril. Putinil on sama hea meel rünnata Ukraina linnu ja tappa tsiviilisikuid kui sõjalisi sihtmärke, sest kõik, mida Venemaa Ukraina vastu teeb, on sundiv. Putini katse veenda Ukraina rahvast loobuma vastupanust ja laskma Venemaal oma tahtmist saada. Kõik, mida Ukraina praegu teeb, on see, et kasutab oma enda versiooni sellisest sundkampaaniast, et avaldada Vene rahvale samasugust psühholoogilist survet, ilma et ta paneks toime neid sõjakuritegusid, mida Putin toime paneb. Ja lõpuks me just rääkisime survest. Ärge unustage üht sihtmärki, mida Ukraina tabas 10. juulil. Ilski naftatöötlemistehast. Kui me räägime survest, ei saa me mööda vaadata Venemaa kütusekriisist. Kui silmapiiril leegitsevad tulekahjud tuletavad meelde, et Putini sõda on koju jõudnud, siis Venemaal kehvasti varustatud tanklates olevad tohutud järjekorrad on palju käega katsutavam valu, mis Vene rahvale osaks saab. Kütusekriis, mis sai alguse Krimmis, on nüüdseks levinud üle kogu Venemaa. Ning iga kord, kui mõni kütuse tootmise eest vastutav rafineerimistehas põleb, läheb olukord hullemaks. DW räägib ühest vene naisest Galenitši piirkonnas, kes väidab, et on veetnud 3 päeva püüdes oma autot tankida. Ta veedab ööd autos magades ja jõuab tanklatesse juba kell 5 hommikul. Ainult selleks, et avastada, et tankurid on endiselt tühjad. See ei ole ühekordne juhus. See on paljude jaoks Venemaal reaalsus, kui nad veedavad tunde järjekorras oodates selle ühe toote pärast, mida nende riigis peaks küllaga olema, sest Venemaa toodab seda ise. Ukraina on muutnud selle, mis kunagi oli võitlus oma ellujäämise nimel, Venemaa jaoks õudusunenäoks. 10. juuli tähendab, et Venemaa õudusunenägu kestab veelgi kauem. Paljude jaoks Venemaal on järjekorra tanklates lihtsalt liiast. Tekivad kaklused. Puhkeb tõeline jamatorm, sõna otseses mõttes. Kui sa mõtled, mida me selle mitte just kõige maitsekama vihjaga silmas pidasime, siis vaata kindlasti meie videot, kus analüüsime kaost bensiinijaamade järjekordades üle kogu Venemaa. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show kanalit ja veeda natuke aega meie kanalil. Me avaldame videoid iga päev, et saaksid värskemaid uudiseid Ukraina sõja arengutest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!